Armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt. Tänase jutluse aluseks kuuleme kirja kohta Matteuse evangeeliumi 25. peatükist salmidest 1-13. Siis on taevariik 10 neitsi sarnane, kes võtsid oma lambid ja läksid peigmehele vastu. 5 nendest olid rumalad, aga 5 arukad. Rumalad võtsid küll oma lambid, kuid ei võtnud kaasa õli. Arukad võtsid aga lampidele lisaks kaasa õlianumad. Aga kui peigmees viibis, jäid nad kõik tukkuma ja uinusid magama. Aga keskööl kostis hüüd: ennäe, peigmees, tulge välja teda vastu võtma. Ja siis ärkasid kõik need neitsid ja seadsid korda oma lambid. Rumalad ütlesid arukatele: andke meile osa oma õlist, sest meie lambid kustuvad. Ja arukad vastasid: ei mingil juhul, sellest ei jätku meile ja teile. Minge pigem kaupmeeste juurde ja ostke enestele. Aga kui nad olid ostma läinud, tuli peigmees. Ja kes olid valmis, läksid temaga pulma ja uks lukustati. Hiljem tulid ka need teised neitsid ja ütlesid: isand, ava meile. Aga tema vastas neile: tõesti, ma ütlen teile, ma ei tunne teid. Valvake siis, sest te ei tea seda päeva ega tundi. Aamen. Olge. Kirikuaasta on lõppemas. Sellel hingede ajal ja kirikuaasta lõpu ajal võib-olla kõneletaksegi rohkem sellisest lõpuajast, millega kaasneb paratamatult ka seesama valvamine ja valvel või valmisolek. Ja sellegipoolest just tuleksin mõelda selle sama tänase loo peale, et missugustes mõõtmetes ja dimensioonides siis seda käsitleda. Üks kindlasti, mis on täna ka jooksnud läbi erinevates kirjakohtades, on siis see nii-öelda üllatusfaktor. Ehk tõepoolest teie ei tea seda päeva ega seda tundi. Millest Jeesus siis räägib? See jutlus siis kujutame ette 10 pruutneitsit ootamas siis peigmeest. See on siis vana Iisraeli kombe kohaselt juhatatakse see peigmees siis pruudi koju. Ja kõik on lambid kaasa võtnud, kõik ootavad ja jäävad magama. See on mõnes mõttes väga mõistlik, sest ma arvan, et kõik näiteks need, kes on kaitseväes teeninud, teavad ja on õppinud seda, kuidas sõdur igal esimesel võimalusel peab puhkama ja peab magama. Sest et see on täiesti okei, juhul kui keegi on valvepostil. Aga siin jäid kõik magama. Loogiline on ju see, et tõesti, kui kaua siis peab ühte inimest ootama, kui me selle inimlikku võtmesse paneme. Sest et kui selles loos on, ta tuli alles kesköö ajal. Aga pange tähele, et nad küll magasid, aga neid ei nimetata kuidagi selle magamise pärast rumalaks, vaid ainult 5. Ülejäänusid nimetatakse arukateks ja nad pääsevad koos siis peigmehega pulmamajja. Ja tuleme näiteks Jeesuse endi jüngrite juurde. Neil oli ka kombeks, vähemalt osadel neist, magama jääda, kui Jeesus palvetas. Ja Jeesus ta küll õiendas nendega, aga ta kuidagi ei hüljanud neid ega põlanud ära. Vaid ta just nimelt manitses neid sellele samale valvusele. Ja me inimestena ju oleme tegelikult mõnes mõttes täpselt samas seisus igapäevaselt. Et vahel oleme ärkvel, vahel me magame, seda siis nii otseses mõttes kui ka ülekantud tähenduses. Ja vahepeal on isegi keeruline magama jääda. Sellepärast, et vahepeal me püüame teha kõik selleks, et me suudaksime üldse magada. Magamist on vaja keha ja vaimu välja puhkamiseks. Ja siin võib tekkida probleem sellepärast, et elutempo, ületöötamine, kõik see stress ja pinged tegelikult ei lasegi meil vahepeal magada. Ja siis me oleme just nagu äraspidises olukorras. Aga siin tuleme selle loo juurde tagasi. Korraga siis keskööl on see aeg käes ja hüütakse, et nii, peigmees tuleb.
ja mõned siis märkavad, et lambid on, aga õli ei ole piisavalt. Tähendamissõna kontekst selle sama ootamise osas võib öelda ka seda, et ootamine ei ole pidev selline mingisuguses rõõmu või erutusseisundis siis viibimine. Samamoodi nendes Peetruse kirjakohas oli ju täpselt samamoodi kirjeldatud seda, et olge kannatlikud ja oodake, et ärge olge kannatamatud. Sest et see ootamine see tähendab kõike ja seal on kõike. Seal on seda rutiini, seal on seda tukkumist ja seal on ka seda uinumist, mis võib viia hooletuseni. Sest et tegelikult jällegi ma toon näite Kaitseväe maailmast, näiteks ütleme sõduri siis selline rutiin ongi umbes 95% ootamist. Ja seda actionit on tegelikult väga minimaalselt. Nii et põhiline on just nimelt valmistumine ja ootamine. Kui me võtame näiteks praegu meie siis sellised valmistumised mingisugusteks tsiviilkriisideks, siis tegelikult see on samamoodi tuleb neid kriise käsitleda kui midagi sellist, mis võib tulla ja siis me oleme selleks valmis, mitte me paaniliselt ei oota seda. Ja seal on väga suur vahe. Üks on lihtsalt selline arukas valmistumine ja teine on siis millegi paaniline ootamine või ärevuses elamine. Ja oluline on see juures siis see, et me oleksime valmis. Milleks iganes. Iga asja jaoks peab olema tegelikult ju plaan. Ja ma arvan, et tegelikult meil kõigil on elus igasugusteks olukordadeks on ju olemas oma plaan. Kui me nüüd räägime kriisidest, siis näiteks, kas teie perel on olemas kriisiplaan? Kas te teate oma lähedaste telefoninumbreid peast? Kas teil on mingisugused alternatiivsed sidevahendid, millega te saaksite üksteisega suhelda? Ja tegelikult mida enam küsida ja rohkem küsida inimestelt seda, siis tegelikult seda rohkem positiivseid vastuseid tuleb. Jah, plaan on olemas. Sest et tegelikult päris elu on selline, et ükski plaan ju päriselt ei tööta nii, nagu ta on mõeldud. Aga vähemalt on plaan on olemas ja siis saab juba plaani muuta. Aga vaata, kui plaani ei ole, siis see on nagu kõige halvem. Nii et plaan peab olema, mida, miks ja kuidas ja kes. Jeesuse ütlustatud loos on asi selge. Ühtedel on plaan olemas, vajalikul määral lambiõli, aga teistel mitte. Ja teistel ei olnud isegi plaani, kus seda õli saada. Et muidu võib-olla neil oleks kokkuleppe olnud, võib-olla mingite kaupmeestega, aga neil ei olnud seda plaani. Ja pulmalauda pääsemiseks oli tarvis, et lambid põleksid ja nii jäid ukse taha need, kes ei olnud selle eest hoolitseda taibanud. Ja mida siis see võiks meie jaoks tähendada, eks siin neid käsitlusi ja vastuseid oleks väga mitmeid, aga võib-olla üks selline tooksin välja oleks see, et võib-olla me unustame tihtipeale oma elus üht-teist olulist tegemata ja veel sagedamini lükkame mingisuguseid tegelikult kohe tegemist vajavaid asju viimasele minutile, et küll jõuab. Ja nii juhtubki, et oleme võib-olla millegagi siis lootusetult hiljaks jäänud. Võib-olla siis olid nad 5 pruutneitsit päeval unustanud piisaval hulgal õli oma lampide tarvis kaasa võtta, sellepärast et või siis nad lootsid, et tulevad ju varem ju, et küll jõuab. See on samamoodi nagu see, eks ole, et missuguse varustusega sa välja lähed. Näiteks, kui sul on kaitseväeline ülesanne ja mõeldakse, et see saab paari tunniga tehtud ja näiteks ma ei võta öövaatusseadet kaasa. Aga siis saabub öö ja siis on pime ja siis on probleem. Nii et tegelikult nende pruutneitsidega võib-olla siis toimus midagi analoogilist, et nad mõtlesid inimlikult, et aega on ja küll jõuab. Teate, see
Võrukestel on selline slogan, mis on neil isegi bussiliinide, busside taha maalitud, et aigu om ehk aega on. See on muidugi väga huvitav slogan bussifirmale just, et küll jõuab. Aga elud kulgevadki erinevates tempodes. Nii, aga alati ei pruugi nii olla. Võib juhtuda, et korraga on siis see hetk, kus ei olegi miskit enam võimalik muuta. Võtame näiteks sellised inimlikud hetked nagu võib-olla oma enda jaoks oluliste või lähedaste inimestega kohtumine. Et me lükkame edasi mingisuguseid olukordi ja siis korraga seda inimest ei ole enam. Ta on lihtsalt niimoodi läinud. Elu võib olla väga habras. Mida siis me sellisel puhul tunneme? Ilmselgelt ka valu, aga ka süümepiina sellepärast, et me jätsime midagi nii olulist viimasele hetkele ja ei jõudnud seda teha. Mis oleks siis tegelikult ju olnud võib-olla meie hoopis üks olulisemaid kohuseid. Ja samamoodi võib juhtuda ka siis nende asjadega, millest võib sõltuda ka meie endi tulevik. Olgu siis siin selles ajalikus maailmas või ka siis selles tulevases maailmas või dimensioonis. Paljud inimesed näiteks ju arvavad, et praegu mul on nii kiire, küll ma vanaduses jõuan aega mõelda Jumalale. Näiteks esimestel sajanditel oli üldsegi kombeks inimesi ristida võimalikult vahetult enne surma. Miks? Sellepärast, et sellest lunastuse kontseptsioonist ei oldud veel väga hästi aru saadud. Ja siis usuti, et inimene nagu kogub seda pattu kogu aeg enda hingele, aga et kui ristitakse, siis inimene vabastatakse pattudest. Et see lunastuse kontseptsioon oli natukene segane ja siis vahel inimesed ristiti võimalikult enne siis surma. Vahepeal läks ka nihu, eks ole, inimene suri maha lihtsalt enne ja siis jäi üldse see toiming tegemata. Nii et samamoodi inimesed võivad arvata, et küll me jõuame vanaduses tegeleda Jumalaga ja kirikusse tulla ja seejuures ei pruugi neile pähegi tulla, et inimese elu võib saada teinekord palju varem valmis ja neid vanaduspäevi kui selliseid üldsegi ei tulegi. Ja pealegi, ega siis vanaduses ei pruugi rohkem aega olla. Siin on vanemaid kodanikke küll, kellel päevad on nii kiired, et midagi hullu. Nii et aga ühel hetkel võib-olla saadakse aru, et aeg on otsas ja ei jõutudki hinge eest hoolt kanda. Et mina oma vaimuliku elus olen päris palju rääkinud inimestega, just peredega, kes siis oma lähedast ära saadavad ja ka vanade inimestega siis nende eluõhtul. Ja teate, üks asi, mida ma kunagi ei ole kuulnud, on see, et tööd sai liiga vähe tehtud. Ei, vaid alati, mida ma kuulen, on see, et mul ei olnud aega elada. Mul ei olnud aega elada enda jaoks. Mul ei olnud aega teha seda, toda, teist ja kolmandat. Sest et plaanid olid väga suured. Mul olid väga suured plaanid, et siis ma hakkan tegema ja siis ma hakkan endale elama, kui mul on need asjad tehtud. Aga see nimekiri järjest pikenes inimestel aastalt aastasse. Ja see on ka mind väga palju õpetanud vaatama siis võib-olla elule natukene teistsuguse pilguga. Nii et siis võib ollagi ühel hetkel on nii nagu nende neitsidega, kes lõpuks õli järgi taipasid minna, et oli juba hilja. Ja uks oli juba suletud. Nii et see on siis üks viis mõista. Aga see õli võib olla ka väga palju erinevaid asju. Aga siis kõikidel neitsidel olid lambid ja mis tegelikult võiks tähendada ka siis seda allegoorilises võtmes, et kõikidel olid tegelikult sellele peigmehele vastuminekuks ja tema saatmiseks kõigil olid võrdsed võimalused. Ehk lambid olid olemas, aga erinevused tekkisid sellest, kuidas üks või teine oma võimaluste kasutamise eest hoolitses ning milliseid ettevalmistusi keegi siis eelseisvaks sündmuseks tegi.
nii et eks ka nende samade, nende neitside all võib silmas pidada kogu kirikut, võib silmas pidada ka kõiki ristitud inimesi, kõiki kristlasi, kõik, kes on püha ristimise sakramendi kaudu osa saanud juba Jumala armust Kristuses ja me kõik ju oleme puhtaks pestud, pühas vaimus uuesti sündinud ning Jumala laste hulka arvatud ja kõigil on võrdsed võimalused. Ja peigmees kui siis Kristus, kes tuleb, et siis juhtida oma inimesed oma isa igavesse kuningriiki, siis sel puhul saame kõneleda igavesest elust ja õnsusest, mida siis pühakiri tihtipeale ka pidusööminguga ju võrdleb. Aga mis on siis see õli, mille olemasolu või mille puudumine määrab selle, kes ikkagi pääseb lõpuks sinna Jumala riiki ja kes mitte? Tegelikult kõlab siis arukate vastus soovile, et siis teised, et nad jagaksid õli nendega. Võib-olla siis inimlikus plaanis kõlab see natuke küüniliselt, et hell no, me ei anna teile mingit õli, meil endalgi ei jätku. Et kuhu jääb siis see ligimese armastus ja kõik see. Aga siinkohal tuletaks meelde Jeesuse enda sõnu. Ehk siis Matteuse evangeeliumi 10. peatükis ta ütleb, et ärge arvake, et ma olen tulnud tooma rahu maa peale. Ma ei ole tulnud tooma rahu, vaid mõõka. Sest ma olen tulnud lahutama meest tema isast ja tütart tema emast ja minijat tema ämmast ja inimese vaenlasteks saavad tema kodakondsed. Kes isa või ema armastab enam kui mind, see ei ole mind väärt. Ja kes poega või tütart armastab enam kui mind, see ei ole mind väärt. Ja kes ei võta oma risti ega järgne mulle, see ei ole mind väärt. Kes oma elu leiab, kaotab selle. Ja kes oma elu kaotab minu pärast, leiab selle. Amen. Nii et Jeesus tegelikult paneb inimesed üsna karmi valiku ette. Kristus tahab teada anda, et tema suhtes ei saa olla selline tolerantne, neutraalne, vaid inimene peab valima, kas ta on Kristusega või ei ole. Ja see õli sümboliseerib ka usku siis, mis on Jumala armu läbi inimesse valatud. Ning ka head teod, mis on ju siis selle usu viljadeks, mis kaunistavad seda usku. Kõik 10 neitsit jäid magama. See tähendab, et tegelikult mitte keegi neist ei kujutanud taolist inimest, kes oleks päevast päeva juurenud selle üle, et millal siis see õige hetk on. Ja oluline ei ole mitte teada, millal siis issand tuleb või me tema palge ette astume, vaid see, et me lihtsalt oleksime valmis. Sellepärast, et pühakiri ütleb ka ju, et inimene, võta oma elumaja asjad seada ja teie niuded olgu vöötatud. Nii et tegelikult siis meie ülesanne ongi püüda siis oma elu samamoodi korraldada. Päev päeval, mitte sellises hoogtöö korras, et mitte nii, et teate nii nagu inimene, kelle elamises on paras segadus, keegi tuleb külla, nii nüüd tuleb koristama hakata, sellepärast, et kõik on segamini. Et mis on meie sees toimub? Kas me sisemises plaanis, missugune on meie olukord, kui segaduses me oleme? Et kui praegu nii-öelda käib pauk ära ja peame tema ette astuma, siis mis meil ette näidata on? Selle peale võiks mõelda. Ja see oleks siis see koht, et kus meie sisemus nii-öelda nähtavale tuleb. Ja selleks ei tasu edasi lükata asju, mida me ei peaks lükkama, mis on just nimelt olulised meile, meie siis siinses kui ka igavikulises plaanis. Sest et lõpmatuseni ei ole kõigile kellelegi aega antud ja piir on seatud igaühele. Ja kui me oleme meile antud võib-olla võimalustel lasknud hoolimatult kuidagi käest libiseda, siis ühel hetkel võibki see uks kinni olla. Koputame ja hüüame,
sest öeldakse ju, et koputage, teile avatakse. Aga just nimelt ajastus peab olema õige. Et me ei oleks nagu need rumalad, kellele öeldakse, et kes te olete, ma ei tunne teid. See oleks nagu kõige julmem asi üldse, mida öelda. Ma olen näinud ühel eksamil, üks ladina keele eksam oli, tuli üks tüdruk ja õppejõud ütles, et ma ei tea, ma ei ole teid näinud. Ja see tüdruk läks nuttes minema, näide elust. Aga meie saame Jumalat tänada, et meile on antud aega, nii nagu Peetrus kirjutab, et issand ei viivita tõotust täitmast, nõnda nagu mõned peavad seda viivituseks, vaid tema on pika meelega teie vastu, sest ta ei taha, et keegi hukkuks, vaid et kõik tuleksid meeleparandusele. Nii et hoolitsegem siis selle eest, et me mitte ei kuritarvitaks Jumala pikameelsust, vaid teeksime kõik endast oleneva ja osutuksime ka nende siis mõistlike hulka arvatuks, kellele on valmistatud igavese elu pidu söömaaeg siis seal igaveses riigis. Aamen.